On aeg istutada suvelilli amplitesse, rõdukastidesse, mis teil siis rõdul on. Hetkel näitame teile siis maitsetaimede istutust, milleks kasutame siis Elho Korsika püramiidi, mida on siis võimalik pärast mitmeks tasandiks ehitada. Hakkame kasutama kergkruusa. Tuleb panna teda siia põhja, ütleme 3 sentimeetrit, 2 sentimeetrit, liigne vesi siis siia pidama jääks. Kasutame täna kompo maitsetaime mulda, mis on väga hea rammus, sobilik kõikidele maitsetaimedele ja ka köögiviljadele. Mulda võib siis panna siia põhja, mitte väga palju, sest maitsetaimedel ja köögiviljadel on juba oma juurepall, mis võtab ka ruumi. Segame selle mulla mõnusalt läbi, et tal ei jääks kuskilt tükke, et tal oleks pärast hea juurel areneda. Mina kasutan siin Rostangi kindaid, mis on hästi head, mugavad ja hingavad kvaliteetsest kummist, et soovitan. Alustaks siis salveiga, et tema on meil siin ilusa suure juurepalliga, natukene võib isegi seda juurepalli natukene lõhkuda, et tal siis juur hakkaks paremini kasvama ja arenema. Et ma võtan talt, panen seda mulda talle siia juurepalli ümber ja vajutan kinni õrnalt. Tal seda juurt üldse näha ei jääks. Arvan, et siuke sügavus on talle täitsa hea. Ja istutame nüüd paprika. Miks mitte ka paprikat istutada endale siia maitsetaimede kõrvale, et suveks rõdu peal on ideaalne, et maitsetaime köögivili koos. Peale istutamist on ka kindlasti hästi tähtis kastmine. Muidugi pärast, kui on taimed ära istutatud teile, et suve jooksul tuleb kindlasti väetada. Soovitan pärast kasutada looduslikku kompo maitsetaimede väetist, mis on hästi soodne ja sõbralik taimedele. Dosaatoriks on siis kork ja õpetus on taga, et kui mitme liitri veele siis tuleb kasutada. Ja soovitab siis iga nädal kasta. Võib ka kasutada Gardmani kastmiskeeli, seda siis eelnevalt mullaga kokku segada, et ei pea siis nii tihti kastma. Elho Korsika potti on võimalik kasutada mitmed pidi erinevateks tasanditeks ja ka lilledele. Potti on olemas erinevates värvides. Te võite Elho Korsika potti ehitada nii kõrgeks, kui te soovite. Siin ees on meil suvelille istutus, mis on siis Elho Korsika silda istutatud. Istutus käib täpselt samamoodi nagu ka maitsetaimedega. Oleme lihtsalt kasutanud siin kompo suvelille mulda, mida soovitan. On sobilik kõikidele rõdutaimedele. Soovitan ka vedelväetist, mis on vedelal kujul samamoodi ka nagu maitsetaimedele. Või siis laisematele inimestele soovitan siis kasutada ka neid kompo looduslikke väetisepulkasid, mis siis kehtivad 3 kuud. Mis on selle poti eripära on see, et teda riielu jätkub nii naabritele kui ka endale, et taimed rippuvad mõlemale poole. Praegu näeb see istutus välja natukene mannetu, aga lähiaja jooksel need taimed kasvavad väga suureks, et siin on ilusaks ja lopsakaks ja saab õieilu siis nautida terve suvi.